Töö algab rõdu ülevaatusest ja korvtõstukiga turvalise ligipääsu korraldamisest. Lahtine ja kahjustatud põrandakiht eemaldatakse, et avada tugev remondiks sobiv aluspind. Liitekoht avatakse ning vana täide, lahtine materjal ja mustus eemaldatakse enne uut tihendamist. Piirdepostide kinnituskohad puhastatakse roostest ja mustusest ning metalli seisukord hinnatakse. Paljastunud sarrus puhastatakse. Seejärel hinnatakse tugevdamise või keevitusremondi vajadust. Remondiala servad lihvitakse puhtaks ja järgmistele kihtidele nakkuvaks. Puhastatud sarrusele kantakse spetsiaalne kaitsekiht, mis aitab vältida selle edasist kahjustumist. Aluspind puhastatakse tolmust ja purust. Liitekoht tihendatakse elastse veetõkkemassiga, mis jääb kummitaoliseks. Ettevalmistatud betoonile kantakse kontaktkiht, mis seob vana aluspinna uue kaldemördiga. Tihe ja vähese kahanemisega kaldemört segatakse ühtlaseks töömassiks. Mört vormitakse kaldega, et vihma ja sulavesi liiguks rõdu välisserva või äravoolu suunas. Kivistunud kaldemördile kantakse polümeergrunt, mis sulgeb poore ja parandab järgmise kihinaket. Värskele krundile puistatakse kuiv kvartsliiv, mis loob kareda mineraalse nakkepinna. Elastne pigmenteeritud poliuretaamkate jaotatakse ühtlaseks katkematuks veetõkkekihiks. Dekoratiivhelbed loovad ühtlase tekstuuri ja aitavad vähendada libedust.